kuid lisaks sellele, et iga komponent selles retseptis on oluline, teeb hea retsepti väga-väga heaks üks salajane koostisosa. Palju-palju õnne, Turismikool! Seda endale ka, et kellele see üritus ikkagi on suunatud. Maailm peab olema täis julgust ja loovust. Teha kuidagi uuenduslikult, teistmoodi, julgelt. Tunne oma sündmuse valu. Info liikumine on üks kõige raskemaid asju üldse. Aitäh teile! Aasta ja selleks valmistumise aasta on olnud endasse vaatamise ja kasvamise aastad. Me peame ikka leidma selle ühisosa, selle ühise koostöö. Ja see ei tohi olla sõnakõlks. Tartu on naba, mille ümber kõik keerleb. Võtke kõik nüüd oma nutitelefonid välja. See on võimalus teil proovida. Ja sellest hobis sai alguse Samovari maja Varnjas. Aga leiba ta nii palju võib-olla ei toonud. Nüüd, kui hakkab juba 10 aasta jooksma jaanipäevast saadik, siis võib öelda juba, et leib on ka laual. Kõik võtab aega, aga see tähendab, et jää oma asjale kindlaks, leia oma nišš, tee midagi, mida teised ei tee ja edu saladus on koostöö. Aitäh! Sirutage nii kõrgele, kui saate. Palun tõusta, kohus tuleb. Päevakorras on juhtum number 2024-3. Klient, perekond Kask. Jaa, oli niimoodi. Mina ei tundnud oma mõmmikest üldse ära. Mõmmik oli nagu strekki välja seal. Sportsaalis. Ise ka. Mõistan turismiettevõtte õigeks ja lükkan perekond Kasehagi tagasi. Oleks kohus meil kõrtab inte. Hoodridi alla. Sõna sõda oli säädüst mitte. Hoodridi alla. Tähtsa teema. Hoodridi alla. Turismikooli hällüpäeval. Hoodridi alla. Inimesi, kes täna pigem valivad mokteili kui kokteili. Kõigepealt sa seigid munavalge ära. Jää. Suhkrusiirup. Ehk enamus kokteilid on Instagrami kokteilid. Vahet ole, mis maitse on, peaasi hea välja. Ehk see klaas ja need mängivad väga suurt rolli. Aura Jõhvika vahel. Teha siis kokteile ka kõigist sellest, mis sa poes leiad. Jää. Kõigepealt jää ja siis paneme Jõhvika vahel. Jää, ta oli ülilihtne, ülikerge teha maitsel. Tere! Mul on hea meel siin Tartus olla. Tartu on heade mõtete linn ja siin on kindlasti kokad, kes on kokad, tõstab käe. Ja ma saan aru, et paljud ei osta sellepärast tervet kala, et fileerimisega on probleeme. Aga seda me tahangi teile täna näidata, kuidas siis kala niimoodi fileerida, et sellest kalast saab pärast süüa ka teha, mitte ei pea kassile andma. Ma ei ole kunagi tahtnud toitu raisata ja ma ei ole kunagi tahtnud olla keegi teine, kes ma tegelikult ei ole. Kui me need 3 asja omal peas selgeks teeme, siis see rohepööre juba iseenesest hakkab teie jaoks tööle. Et kanaga samamoodi, et kõik meil hakkab ikkagi peas kinni
miks me ostame neid igasuguse fileesi ja koibasid eraldi, et me ei oska seda õieti nagu nii-öelda töödelda. Okei, stopp. Väga toredad sõnad tulevad siia. Õpetlik, tublid, aitäh teile. Aga jäänud on meie viimane üllatus ja see on magustoit.